Tere tulemast teise maailmasõja aegsesse Kärdlasse. Kärdla kiriku juures on aastal 2012 püstitatud mälestusmärk kõigile hiidlastele, kes maailmasõja rinnetel langesid, olenemata sellest, millises armees nad sõdisid. Kärdla Kalevivabriku hoone 1930. aastatel, ent 1941. aastal avanes siit taoline vaade. See piirkond näeb tänapäeval välja aga hoopis selline. Sõjamõll ei jätnud puudutamata ka Käina alevikku. Lisaks kõigele tabas siinset kirikut Hitleri pomm. Kärdla on Hiiumaa ainus linn ja kõige suurem asula. Käina on aga aastasadu olnud Lõuna-Hiiumaa keskus ja suuruselt teine asula. Kui räägime otsestest sõjasündmustest Hiiumaal, siis olgu mainitud, et 1941. aastal kestsid sõjasündmused Hiiumaal 10 päeva, 1944. aastal aga ainult 2 päeva ja hiidlaste arv vähenes maailmasõja käigus veerandi võrra. Kärdla sai aleviks aastal 1920 ja linnaks 1. mai 1938 linnaseaduse alusel. Siis muudeti 14 Eesti alevit linnaks ja pärast linnaseaduse jõustumist oli Eestis juba 33 linna. Kui tänapäeval on Hiiu maakond eraldi maakond, siis teise maailmasõja aastatel kuulus Hiiumaa hoopis Läänemaa koosseisu. Siit pildilt saab aimu, milline oli Kärdla linn 20. sajandi alguses. Siit kaugelt on näha siis Kalevivabriku korsten. Hiiumaa ainukeses linnas Kärdlas arenes enne teist maailmasõda tööstus- ja kaubandustegevus, kuid erinevalt Saaremaast Kärdlas ei olnud turism tähtsal kohal ja võib öelda ka seda, et Kalevivabrik oli Kärdla ja üleüldse terve Lääne maakonna suurim tööandja. Enne teist maailmasõda elas Hiiumaal circa 16 000 inimest ja Hiiumaa ainsas linnas Kärdlas elas 1454 inimest aastal 1934. Tänapäeval elab Hiiumaa pealinnas Kärdlas veidi vähem kui 3000 inimest. Mu selja taha jääb Kärdla ajalooline keskväljak ehk Nõukogude ajal Võiduväljak. See on Kärdla süda. Eesti Vabariigi aastatel kujunes Uuest tänavast Kärdla üks tähtsamaid tänavaid. Uus tänav 14 hoones paiknes Kärdla alevi ja linnavalitsus. Uus 22 hoones paiknes vabariigi ajal politseijaoskond koos väikese vangimajaga. Kui omal ajal oli olnud Kärdla kõige tähtsam piirkond Vabrikuväljaku ümbrus, siis Eesti Vabariigi ajal kujunes Uuest tänavast ja keskväljakust linna süda. Kiriku juurest otse üle tee Posti tänaval paiknes pikki aastakümneid Kärdla postkontor. Postkontor tegutses selles parun Stackelbergi majas väga pikka aega, aastatel 1889 kuni 2001. Mu selja taha jääb Eesti Vabariigi aastatel ehitatud Kärdla pritsimaja. Kui jätame arvestamata kirikutorni, siis on see Kärdla kõige kõrgem ehitis üldse ja see on ainuke Kärdla ehitis, millel on rohkem kui 4 korrust. Kaadris nähtav niinimetatud punane maja on Kärdla keskväljaku lääne külje ainuke suurem ehitis. Kaadris nähtav keskväljaku hoone, niinimetatud Valdmani hoone, on Kärdla keskväljaku üks väärikamaid maju. 1928. aastal valmis Kärdla keskväljakul tarvitajate ühisuse uhke hoone. Tarvitajate ühisuse hoone nägi valmimise järel aastal 1927 välja taoline. Kärdla keskväljak sai olulise täienduse 1975. aastal, kui siin avati kaadris nähtav kauplus-restorani hoone. Nõukogude ajal hakkas Kärdla keskväljak oma ilmet võtma siis, kui 1950. aastatel valmis siin niinimetatud sammastega maja. Väikene kõrvalepõige idüllilisse iseseisvusaega. 28. augustil 1938 külastas president Konstantin Päts Hiiumaad ja ta käis sealhulgas ka Käina algkoolis ja Käina algkoolis mudilaste keelpilliorkester andis Pätsile lausa kontserdi. Seesama koolimaja, mida Päts külastas, ei ole tänapäevani enam säilinud, see põles 1958. Millist elu elati 1930. aastatel Kärdlas? On öeldud, et Kärdlas oli toona 2-3 sõiduautot ja 1-2 mootorratast. 1939.–41. aastani viibis Kärdlas suhteliselt suur Nõukogude Liidu garnison. Siin paikneb Käina üks ajaloolisemaid hooneid, 1894. aastal avatud vallamaja.
Vallamaja vahetus läheduses üle tee praeguse bussipeatuse asukohas paiknes 1958. aastani suur paksude saviseintega maja, mida nimetati Tondilossiks. Selline nägi siis välja 1958. aastal lammutatud Tondiloss vanadel aegadel. Tondilossi kohta võib öelda seda, et Eesti Vabariigi aastatel kasutati Tondilossi ka lausa rahvamajana ja on teada, et 1939. aastal anti Tondiloss vähemalt osaliselt Nõukogude baasivägede käsutusse. Sõjast tuli Tondiloss küll tervena välja, kuid 1958. aastal see lammutati. Ammustel aegadel töötas Tondilossis ka kõrts. Kuidas Tondiloss on üldse endale nime saanud? Selle kohta on palju erinevaid versioone. Üks on siis selline, et kõrtsihoones töötanud üks kingsepp, kelle nimi oli Vällik. Tema oli siis istumisest juba kõveraks vajunud. Ühel õhtul tulnud Vällikule külla üks teine küürakas mees. Mehed hakanud viina võtma ja see viina võtmine lõppes siis sellega, et mehed hakkasid polkat vihtuma. Tuba valgustas akna peale pandud lamp. Mõned naised läksid Tondilossist mööda ja nägid seda küürakate tantsu pealt ja arvasid, et tegemist on tontidega. 1939. aasta sügisel lahkusid Eestist Balti sakslased 7 kuu jooksul, lahkus neid Eestist lausa 14 000. Hiiumaal ja Kärdlas ja Käinas elas üldse suhteliselt vähe Balti sakslasi. Näiteks Kärdlas elas 24, Käina vallas aga ainult 8 ja Eesti kodakondsusest lahkus sakslasi Kärdlast 11 ja Käinast siis 9. Ajalehest Hiiumaa võisime 28. oktoobril 1993 lugeda Udo Koolmeisteri meenutusi baaside aegsest Kärdlast ja seal on kirjutatud niimoodi. Kurjasti mõjus punaväelastele viinakurat. Punaväe ohvitserkonna ja erariides oleva sõjaväe ametkonna seas oli üha enam ja enam märgata tulivee tarvitamist. Purjus punaväelased ähvardasid ja hirmutasid kohalikke elanikke Siberiga ja kommunistliku riigikorraga. 1939. aasta sügisel algas ka Hiiumaale Nõukogude baasivägede tulek pärast baaside lepingu sõlmimist Nõukogude Liidu ja Eesti vahel. On öeldud seda, et Punaarmees valitses toona täielik salastamis- ja kahtlustamismaania. Näiteks kohaliku jahimehe üksiklask jänesed tabamiseks muundus punakomandöride silmis kallaletungiks kohalikule lennuväljale. Uusaasta ööl õhku lastud pauk muundus mässukatseks ning ühel ööl piirati sisse koguni Kärdla Kalevivabrik väitega, et vabriku õue olla üles seatud kuulipilduja ja see osutus kontrollimisel tegelikult sepaääsiks. Ja see pole veel kaugeltki kõik. Punaarmeelased kahtlustasid mässu ka siis, kui Kaitseliidu Kärdla rühma ülemad matustel saadeti teele sõjaväeliste auavaldustega. Eestile sai saatuslikuks 1939. aasta sügisel Nõukogude Liiduga sõlmitud baaside leping. See lõppes siis sellega, et 17. juuni 1940 Nõukogude Liit okupeeris Eesti ja Tallinnas seati ametisse Johannes Vares-Barbaruse valitsus. 22. juunil 1940 kogunes Kärdla Kalevivabriku töölisaktiiv koosolekule ja otsustati saata tervitustelegramm Johannes Vares-Barbaruse valitsusele ja muidugi üritati ka Kärdlas korraldada vastavaid miitinguid ja rongkäike punalippude ja Stalini piltidega, kuid need tulid välja naeruväärselt väikesed ja mõjusid seetõttu ka tobedalt. On öeldud seda, et Kärdlas olevat Stalini pilt rongkäigus naelutatud lausa leivalabide külge. Tervitustelegramm Varese valitsusele kõlas siis nõndamoodi. Kärdla tekstiilitööliste nimel tervitame ja õnnitleme südamest uut vabariigi valitsust ning soovime edu õiguslikuks valitsemiseks, milles leiaks Nõukogude Liidu abistamispakt ausat täitmist ning töörahva elujärg tõhusat parandamist. Hiiumaa linnapeaks enne teist maailmasõda oli Arnold Post. Ta täitis seda ametikohta ka Saksa okupatsiooni ajal 1941–1944 ja Postil õnnestus sõja järel jõuda välja Rootsi, kuid nii hästi ei läinud Kärdla politsei ülemal ja Kaitseliidu malevkonna pealikul Villem Rõõmussel. Punased vangistasid ta 1941. aastal ja ta tapeti 1942. aastal.
kommunistid sundisid ametist lahkuma ka Kärdla linnajuhi Arnold Posti ja 1941. aastal, siis kui puhkes Nõukogude Saksa sõda, oli Kärdla linnajuht ehk siis toonase nimetusega täitevkomitee juht Harald Mammuspuu. Kommunistid hiljem ise Mammuspuu tapsid. 1940 suvel korraldasid kommunistid Eestis parlamendi ehk riigivolikogu valimised ja Kärdlast või üldse Hiiumaalt valiti riigivolikokku Madis Kõmmus. Siin pildil on näha tulipunase riigivolikogu istung, kus Eesti oli kuulutatud Nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks, nii et Hiiumaalt oli siin kohal Madis Kõmmus. 6. augustil 1940 võeti Moskvas Eesti siis ametlikult Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu liikmeks ja järgmisel päeval, 7. augustil kell 14 katkestati Kärdla Kalevivabrikus töö ja töölised kogunesid rongkäiguks vabriku õuele. Kõlas Internatsionaal ja samuti rongkäigus Kärdla rahvaparki. Kärdla Kalevivabrik oli Hiiumaa tööstuse sümboleid ning ka üldse Kärdla linna tekkimise üks põhjuseid. See oli toodud siis Kärdlasse aastal 1830 ehk siis juba Teise maailmasõja alguseks oli Kärdla Kalevivabrikul tööstaaži üle 100 aasta. Nõukogude okupatsioonivõimud juba 1940. aastal natsionaliseerisid Kärdla Kalevivabriku ja 17. detsember 1940 sai Kärdla Kalevivabrik endale uue nime Hiiu Tekstiil. 1941. aastal maha põlenud suur Kalevivabriku hoone oli ehitatud aastal 1873. 1920. ja 30. aastatel oli Kärdla Kalevivabrikus 300–400 töölist. Omaaegne terve Hiiumaa ja Läänemaa kõige tähtsam tööstusettevõte Kalevivabrik paiknes Kärdla selles piirkonnas. Oleme Vabaduse tänaval vabriku trummi juures. Legendaarne Kärdla Kalevivabrik asus sealpool. Kalevivabrik asus sealpool. Siin paikneb vabriku väljak ehk Nõukogude ajal Komsomoli väljak. 1982. aastal püstitati siia mälestusmärk Kärdla Kalevivabrikule. Mu selja taha jääb niinimetatud pikk maja. Omal ajal oli siin elanud Kärdla parun, hiljem elasid siin aga vabriku direktorid. 1941. aasta küüditamine tabas nii Kärdlat kui ka Käinat. Kui räägime Hiiumaast kui tervikust, siis 14. juunil 1941 viidi ära 34 inimest, juuli algul, kui toimus teine küüditamine, siis veel 200 inimest. Kokku küüditati hiidlasi erinevatel andmetel 200–300. 1941. aastal küüditati Kärdlast umbes 70 inimest. Suur puhastustöö tehti Kärdla vaimulike hulgas. Näiteks Käina koguduse õpetaja Voldemar Kirotar küüditati, tema tapeti 3. juunil 1942 Irkutskis. Reigi ja Kärdla koguduse õpetaja Adonis Prosper Neemre küüditati samuti ja 27. oktoobril 1941 mõisteti talle Irkutski oblastis 6 aastat vanglat ja 5 aastat asumist. Eesti Vabariigi lõpuaegne Käina vallavanem Richard Kaev arreteeriti Nõukogude okupatsioonivõimude poolt 14. juunil 1941 ja Kaev suri Venemaal 1943. aastal. 14. juunil 1941 toimus Kärdlas siis nagu mujal pool Eestiski juuni küüditamine. Läks mõni päev mööda, saabus 22. juuni 1941, mis oli päikesepaisteline, ilus ja kuum suveilm. Mis siis toimuma hakkas? 22. juuni 1941 ründab Suur-Saksamaa kantsler Adolf Hitler suurte jõududega stalinistlikku Nõukogude Liitu. Õige pea hakkab sõda mõjutama ka Kärdla ja Käina elu. 22. juunist 1941 ehk Nõukogude Saksa sõja algusest kuni 12. oktoobrini 1941, mil sakslased Kärdla hõivasid, elas Kärdla lausa sõjaolukorras. Kärdla linn kubises punaväelastest. Iga 3 Kärdla elaniku kohta tuli lausa 1 punaväelane. Oktoobri alguseks 1941 olid sakslased lõplikult vallutanud Saaremaa ja nüüd oli järg Hiiumaa käes ja lõppes see siis nii Kärdla kui ka Käina jaoks Saksa okupatsiooni algusega. Operatsioon Siegfried algas 12. oktoobril 1941, see oli siis Hiiumaa vallutamise operatsioon.
14. oktoobri hommikul 1941 algas lahing Käina pärast. NKVD mehed ja hävituspataljonlased panid kõigepealt põlema vallamaja vastas üle tee enam-vähem sellel kohal olnud Käina jahu, villa ja saeveski. See põles maha. Hävinenud Käina villa, sae ja jahuveski oli suuruselt üldse Hiiumaa teine tööstusettevõte. Käinas hävitasid hävituspataljonlased ja punaväelased kokku 16 majapidamist. 14. oktoobril 1941 tabas Käina Martini kirikut katastroof. 14. oktoober 1941, kui toimus lahing Käina pärast, siis üks Saksa süütepomm kukkus läbi kiriku kooriruumi lae ja põletas kiriku varemeteks. Ja pastoraat, mis oli siis kiriku ümber, sealt säilis ainult peahoone ja seegi on hiljem palju ümber ehitatud. Jah, tõepoolest, Saksa süütepomm kukkus keset kiriku kooriruumi. Lisaks kõigele muule väärtuslikule põles siin Käina kirikus ära meie helilooja Rudolf Tobiase isa ehitatud orel. Käina kirik oli omal ajal olnud üks kaunemaid ja suuremaid Hiiumaa pühakodasid. Kui ta oli veel terve, siis ta nägi välja taoline. Pärast saatuslikku 14. oktoobrit 1941 on Käina kirik jäänudki varemetesse. Nõukogude ajal oli Käina vallamaja seinale kinnitatud marmortahvel nende mälestamiseks, kes Saksa okupatsiooni ajal 1941. aasta sügisel vallamajas olnud arestikambris kinni peeti ja maha lasti. Siin paikneb Kärdla kirik, mis sai samuti omamoodi seotuks Teise maailmasõja sündmustikuga. Vaatame ka vanadelt piltidelt, milline nägi Kärdla kiriku hoone välja omal ajal. Enne sakslaste saabumist olid mõned agarad Kärdla elanikud rutanud täitevkomiteesse, et pääseda kirikusse ja saada sealt kätte neilt konfiskeeritud raadioaparaadid ja jalgrattad. On räägitud, et linna täitevkomitee esimees Mammuspuu oli läinud inimestele kiriku uksi lahti tegema ja see olevatki saanud Mammuspuule saatuslikuks, punased olevate sellepärast mõrvanud. Jah, tõepoolest uskumatu lugu, raadioaparaadid ja jalgrattad hoiul Kärdla kirikus. Enne Kärdlast lahkumist mõrvasid punased täitevkomitee esimehe Harald Mammuspuu. Mammuspuu laip koos mitme teise inimese laibaga leiti hiljem Oomäe ühisauast. Oleme circa 7 kilomeetrit Kärdlast eemal Kõrgessaare pool. Siin paikneb Oomäe ehk Ristimäe memoriaal. 1941. aastal punased mõrvasid siin Hiiumaa inimesi. Oomäel või Ristimäel hukati ligi 50 Nõukogude terroriohvrit 1941. aastal ja 2014. aastal avati Oomäel memoriaal, mälestuskivi ja uue ristiga. Kokkuvõtvalt võib öelda seda, et 1941. ja 1944. aasta sõjasündmused ei tekitanud Kärdla linnale selliseid purustusi nagu paljudele teistele Eesti linnadele, kuid kahju oli ka siin. 16. oktoobril 1941, kui Kärdlasse jõudsid Saksa väed, siis ei asunud punaväelased Kärdlat üldse kaitsma, vaid pagesid ära Tahkuna poole. Enne pagemist jõudsid nad süüdata siiski ka mitu hoonet, sealhulgas legendaarse Kärdla Kalevi vabriku. Ja hiljem, mõni päev hiljem, sai linn siis vähesel määral kannatada ka Saksa ja Nõukogude suurtüki duellist. See kestis 21. oktoobrini. Tahkuna paikneb siis Kärdlast põhja pool selles piirkonnas. Suurtüki duelli kohta võib öelda seda, et kõrvalhooneid, kõiksuguseid aitu, saunu ja kuure hävis Kärdla linnas toona hulgi ning surma sai ka 1 või 2 inimest, aga õnneks tabasid elumaju ainult mürsukillud ja suuremaid vigastusi elumajadel ei tekkinud. Ja suurtüki duelli kohta olgu mainitud ka seda, et eriti tihedalt oli mürske langenud Kärdlas sadamasse ja selle lähimasse ümbrusesse, kus lage maa oli otse kui üles küntud. Kärdla sadam on võrreldes Teise maailmasõja aastatega palju muutunud. See sai purustusi nii 1941. kui ka 1944. aastal. Siit pildilt on näha siis see, milline oli sadam enne purustusi. Sadama ait on selgelt äratuntav tänaseni, see hoone on säilinud. Tänapäeval näeb Kärdla sadama ala välja aga selline. Siit pildilt on näha siis Kärdla sadama sild tervena enne teist maailmasõda. Sadama sild sai kannatada nii 41. kui ka 44. aastal.
Pärast seda, kui Nõukogude-Saksa sõda oli 1941. aasta suvel alanud, siis ikka ja jälle on siin ja seal kirjutatud kellestki salapärasest Kuusnerist või Kušnerist, kes olevat märatsenud Kärdla linnas mitu kuud järjest. Kes ta oli, on tänaseni täpselt teadmata. Ta oli mõnes mõttes justkui tabamatu fantoom. Igal juhul on teada, et Hiiumaa 1941. aasta lahingutes räägib oma mälestustes ka mereväe insener kapten Kušner. Kas tegemist on sama inimesega, keda on rahva seas nimetatud Kuusneriks? Just Kuusner olla tahtnud põlema pista ka tarvitajate ühisuse hoonet Keskväljakul, kuid kuna sakslased olid juba Palukülas, siis ei tulnud sellest midagi enam välja. Paluküla asub Kärdla külje all, kaardilt vaadates siin. Tõepoolest, müütiline Kuusner olla tahtnud süüdata ka tarvitajate ühingu hoonet. Rääkides Kuusnerist, tsiteerime ajalehte Eesti Sõna 8. jaanuarist 1942. Järjest võis tänavail näha ruttamas keskmist kasvu kurjanäolist mustajuukselist politrukki Kuusnerit. Kes ta õigupoolest oli, seda ei teadnud keegi. Aga sel mehel öeldi Kärdlas olevat võim inimeste elu ja surma üle. Ta liikus alati relvastatult, vahel laskevalmis revolver käes. Rääkis hästi eesti keelt, aga teati kõnelda, et ta on sünnilt lätlane. Vahepeal tekkinud Kärdla rahva hulgas kumu, et Kuusner on vahistatud ja isegi surma mõistetud. Aga juba mõned päevad hiljem ilmunud Kuusner jälle linna, kõndinud ringi uhkemalt kui enne. Ajalehes Eesti Sõna kirjutati 13. jaanuaril 1942 nõnda. Politruk Kuusner oli nagu Kärdla õudne vaim, kes terroriseeris linnakese elanikke. Sageli nähti teda tänavail liikumas laskevalmis revolver käes. Linna ääres paikneb Kärdla kalmistu. Kärdlale rahvale jäi suureks mõistatuseks see, et siin kalmistu väravate juures põletati maha pisike kalmistuvahi majakene. Seal ei elanud mitte kedagi ja algul levis kumu, et sellesse majja olevat sisse põlenud Kuusner ise. Lõpuks selgus, et sellel jutul pole siiski tõepõhja all. Muide, jutud salapärasest Kuusnerist ei kadunud sugugi siis, kui sakslased olid oktoobrist 1941 Kärdla hõivanud. Veel 1942. aasta algul võisime ajakirjandusest lugeda, et rahvas rääkis, et Kuusner varjavat end ikka veel kusagil Hiiumaa metsades. Enne sakslaste saabumist 16. oktoobril 1941 kell 8:30 hommikul märgati, et Kärdla kohal ajab end õhku tohutu kõrge suitsu- ja tulesammas. See oli nähtav isegi mandril. Kärdla Kalevivabrik oli punaste poolt süüdatud. Kui Kalevivabrik oli hakanud põlema, siis rahvast ruttas tulekahju kohale ja mehed tõttasid tuletõrjepritsi järele. Vaevalt oli jõutud kohale tuua tuletõrjeprits, kui ilmus kohale trobikond enamlasi ja tulekustutajad aetis sõimuga laiali. Hiidlaste mälestustes olevat Kuusner siinsamas Liiva trummi juures Vabaduse tänaval vehkinud revolvriga ja keelanud naistel vabrikust Kalevirulle päästa. Kärdla Kalevivabriku põlemise kohta on öeldud seda, et põleva vabriku juurde mitte kedagi ei lastud ja vabrikut piiravatel tänavatel kihutas Nõukogude patrull kuulipildujaga hobukaarikul. Vabriku süütajaks on arvatud punategelast nimega Aleksander Tõkke ja tema abiliseks vabriku süütamisel olnud vabriku punane direktor Karl Hollak. Nii nähtud Hollakut vabriku hoovis pool tundi enne põlengu algust. Tuli haaras suurt hoonet üha laiemalt ja laiemalt, leegid vallutasid järjest uusi korruseid ja kõrvalhooneid. Kogu aeg voolas vabriku juurde inimesi, et päästa, mis päästa veel annab. Mõned töölised tungisid vabrikusse ja tõid sealt endale poolniisket Kalevit. Laoruumidest haarati kaasa palitu ja ülikonna riide kangaid. Leegid lõid välja vabriku üle 300 aknast ning hilisõhtuks olid vabrikust järel ainult hõõguvad ahervaremed ja on öeldud vabriku põlengu kohta, et mitu päeva tõusid leegid veel tagant järele, kord siin, kord seal, suure käitise hoone rusude vahelt. Ajaleht Postimees kirjutas Saksa okupatsiooni algusjärgus 7. novembril 1941 nõndamoodi, et päev enne Kärdla vabastamist süüdati Kalevivabrik Läti kommunisti Kuusneri eestvõttel. Õliga läbi imbunud ja petrooleumiga üle valatud põrand võttis kiiresti tuld.
Vabrik süüdati 4 kohast korraga. Meeleheites vaatasid Kärdla elanikud pealt, kuidas küünlana leegitses nende ainus leivaandja. Õnneks oli sel päeval vaikne ilm ja tulikahju ei laienenud teistele hoonetele. Tsiteerime ajalehte Eesti Sõna, 8. jaanuar 1942 artikkel pealkirjaga Sõjapäevad Hiiu Kärdlas. Punased põletasid maha elu Tuiksoone Hiiumaal, Kärdla Kalevi vabriku. Siin pole küll sellist varemet välja nagu Tartus, sellist ahervarede korsnate metsa nagu Türil turu ümbruses. Ei paku siin ka ükski tänav sellist kurba pilti nagu Tapa peatänav ja ka Põltsamaal on sõjajälgi hoopis rohkem. Kuid Kärdla kahjud on siiski hindamatult suuremad Kärdlale ja Hiiumaale kui ühegi teise Eesti linna hävitused enda või ümbruskonna elanikele. Niinimetatud Pikamaja taga paikneb rannapark, mida omal ajal tunti ka Paruni aia nime all. 1941. aastal toimusid ka siin verised sündmused. Pöörakem tähelepanu siin väikesel künkal olevale kivile. Selle kivi külge oli nõukogude ajal kinnitatud mälestustahvel 34 inimese mälestamiseks, kes Saksa okupatsiooni ajal 1941 novembris olid hukatud. Need, keda mälestustahvel meenutas, olid Saksa ajal 1941 novembris seal samas pargis hukatud, hiljem maeti nad ümber kiriku lähedale. 2. oktoobril 1944 lahkusid sakslased Kärdla linnast laevadel ja õhkisid lahkudes ka Kärdla sadama silla. Tähtsamate maanteede Kõrgessaare, Käina ja Heltermaa ristumispunktis paiknes Kivi-Jüri monument. Just selles kohas paiknes niinimetatud saarte kaitsjate monument, mis rahva seas oli hoopis tuntud kui Kivi-Jüri. Koos alusega olevat see kaalunud 76 tonni. Kivi-Jüri nägi siis välja selline. Pärast sakslaste lahkumist Kärdlas 1944. aasta sügisel hakkasid Kärdla linnas peremehetsema Nõukogude Punaarmee tegelased, kes haarasid enda kätte suure hulga elamispinda ja 1945. aastal oli vahepeal selline olukord, kus pool Kärdla elamispinnast oli Punaarmee tegelaste valduses. Nii palju siis teise maailmasõja aegsest Kärdlast ja Käinast. All Hiiumaa liivasel rannal ma seisin üksinda ja kaugele mõtete veerul pilk viibis vaatama. Mul oli, kui oleksid liiva, viind ära mereteed. Mul oli, kui oleksin joonud, ma ära kõik silmaveed. Mul oli, kui kasvaks mul kaugel, üks üksik, unusta mind. Üks üksik kui pisar laugel, lill valge, kes tunneks küll sind. Ja tasa enese ette ma seisin üksinda. Nii tasa enese ette kui meri merega.